Hei armas, Raama siin, Katrin ka. Tere tulemast Noorkuu portaali. Siin me oleme. Võta omale üks hea soe vee või teetass ja vaatame, mida Raama tahab meile edastada. Selles põnevas vaikuses vihmases ilmas ma ei tea, kuidas on alanud sinu päev, sinu hommik. Kaugele oled sa jõudnud? Meid väga toetas see vihmane hommik ja lubas meil magada kauem, sest päike ei paistnud otse silma, ei äratanud meid. Ka kõik sabad magasid, keegi ei äratanud meid. 8:30 tegin ma silmad lahti, vaatasin, vau, kas tõesti? Jah, tõesti, kõik on võimalik. Tuleme kohale. Ma usun, et sa oled jõudnud oma vee või teetassiga siia ja hingame ennast kohale. 3 kella löön, nagu ikka. Ja hinga täis ennast. Hoia. Ja vabasta. Ja teine kell. Kolmas. Loo endas ruumi, luba hingel jõuda sinu sisse igale poole. Luua ühendus iga rakukesega. Tunne seda, tunne, et sa oled kohal. Sa oled siin ja praegu. Ja vabaned kõigest, mis sind enam ei teeni. Loksuta, anna hääl kaasa. Luba kõigel minna. Ja veel kord tere tulemast, armas, kes sa siia oled juhatatud. Võtame selle sooja pehme informatsiooni vahendaja vee endale kohe siia appi, nii nagu keha ütleb, anna mulle nüüd vett. Ja oi kui hea, ta on nii täpselt paraja soojusega, täpselt õiges temperatuuris. Ma kohe naudin natukene, oota.
Ja me oleme selles voidipäevas jälle sinuga valmistumas uue kuu loomiseks. Video jõuab sinuni kas täna õhtul või homme hommikul. Ma ei oska öelda, kuidas tehnilised võimalused seda lubavad, eks ju. Sellepärast mina ei saa lubada. Me oleme sinuga nii ulmelises seisus ja portaalist portaali me kordame sulle, kui võimas, kui ilus, kui uskumatu on see seis, milles meil on võimalus osaleda. Kui eelmine kord oli 6 planeeti jääras täiskuu ajal, mis sa arvad, mis meil on homme? Lisame sinna veel paar tükki. Osad, kes seal olid, on sealt lahkunud ja teised asemele tulnud. Homme, ei ütlegi homme, ütleme kuu loomise ajal, on jääras lausa 8 planeeti. Mida see tähendab meie jaoks? Jäär, see alustaja, see nullpunkt, eks ju. Ja me oleme jäära, ütleme nii, et päike on jäära lõpukraadides. Merkuur on värskelt sisenenud. Kes, kui kaugel oma kraadiga, see ei olegi praegu meie jaoks tähtis. Meil ei ole vaja oma päid segi ajada, vaid mõista ja aru saada, et see tähendab väga võimast uue kuu loomist. See uue ajastu algus, see uue aastaringi algus, kõik need uued algused, see tuline algus. Kes meil seal siis on selle kuuga koos? Sai öeldud juba päike, kuu ja päike. Ma panin omale kirja, et ma sassi ei aja midagi. On see Merkuur, keda ma ka juba mainisin, on Neptun, on Saturn, seda me teame ka juba, mõlemad jääras juba jupike aega. Kes sinna sisenes veel? Marss. Veenus läks ja Marss tuli. Kohe räägime sellest edasi. Eelmine kord mainisime, et Kairon oli ka, on jääras. Ja Kaironiga koos Eris. Kokku saimegi 8. Kes on see Eris? Võib-olla tema tähtsusest selles mängus praegu. Kaironist rääkisime eelmine kord. Täna räägime natukene sellest Erisest, sest see kõik on omavahel ju seotud, nii nagu ka meie. See Eris on üks väike planeet, kes on üsna äärealadel. Väga aeglane liikuja, väga sügava arheotüübi mõjuga meile kõigile jumaliku naisprintsiibi esindajana. Kui me räägime, et jumalik naisprintsiip on praegu tugevas ärkamises kõigi meie sees, äratuses, aktivatsioonis, siis Eris jääras. Eris, kes on vabastaja, kes on see jumalik naisprintsiip, kes ei küsi midagi, vaid kes tuleb ja võtab oma õigused enda kätte. Ta ei vabanda. Miks? Sest mütoloogias on talle väga palju liiga tehtud.
see on toores jumalik naisprintsiibi jõud meie sees. Ta toob ülesse meis kõik need tunded, ja need hetked sinu sellest kehastusest või teistest, kuna ta on väga aeglane liikuja, puudutab ta mitmeid sinu kehastusi teistelt ajaliinidelt. Kus ja millal või kuidas, kelle poolt on sind vähendatud, sulle liiga tehtud, ülekohut tehtud, alavääristatud. Kõik selle toob ta praegu välja. Just nimelt need meie lähipäevad. Sa võid tunda ennast väga haavatavana. Teadvusta, see on see jumalik naisprintsiip sinu sees, kes tuleb välja, et võtta õiglane koht sinu sees. Selles hetkes vahet ei ole, oled sa mees või naine. Me kõik oleme seotud üleminekuga. See väljendub meis kelles rohkem, kelles vähem, aga praktiliselt puudutab ta kõiki. Jah, see toores vabanemise tunne, see selguse tunne, kus ma ei pea kellegi ees millegi pärast vabandama, et ma olen, kes ma olen, mis ma olen, kus ma olen. Ma ei pea kellelegi mitte midagi tõestama. Me ei ole siin selleks. Me oleme siin selleks, et lubada nendel mäludel välja tulla, et võtta vastu see informatsioon, mis tahab meile näidata, kas, kus või mis on toimunud. Aksepteerida seda, lubada Kaironil leida need vahendid, mis meid toetavad sellel tervenemise teel, sest me oleme siin, et tervendada ennast ja oma kõiki teisi fraktsioone. Et aidata terveneda maailmal, kogu päikesesüsteemil, sest me kõik astume üle ühiselt. Siin olid meil need abilised, keda Kairon juba juhatas eelmine kord. Koos Jupiteriga, mäletad? See kollased juuksed, rohekas kleidike. See võilill oli üks, kes meid aitab sellel transformatsiooniperioodil kohaneda. Kui sa praegu tunned, et sa oled juba sattunud raskustesse, sa ei tea, mida teha, võta endale appi. Võilill oli, Meliss oli, Jalajan Mein oli. Lõvi, süda. Raamat tuletab kõik need lingid meile meelde. Suuna tähelepanu südamesse, seal on sinu tugevus. Sinu tugevus ei pruugi olla sinu musklites, vaid just nimelt sinu südames. See usk, mis sind edasi kannab, et sa oled täpselt seal, kus sa olema pead. Ja sa teed täpselt seda, mida sa oled siia tegema tulnud. Kuigi võib-olla sulle ja sinu egoprogrammile tundub, et sa ei tea, mida sa teed või miks sa siin oled. Ja ta võib-olla pilkab sind veel ja ta võib-olla norib veel su kallal, et sa ei tea ju.
siis sinu usaldus, see südame usaldus, see tugevus on see, mis sulle kinnitab, et ma olen täpselt siin, kus ma olema pean. Ma teen täpselt seda, mida ma olen tegema tulnud. Ma hingan. Ma suudan olla ka ilma tegevuse ja ilma juhendamiseta. Ma suudan usaldada oma keha, sest tema teab, mida tal on hetkes vaja. Kas tal on vaja lihtsalt olla ja puhata, vastu võtta kõiki neid võimsaid kosmilisi energiaid, mis järjest võimenduvad meie ümber, meid läbides ja järjest meie poole voolates. Või vajab ta vana vabastamisel abi just nimelt sinu füüsilise tegevusega. On need venitused, on need tantsimised, on see jõutreening, kes veab kive, kes tõstab kangi, eks igaüks valib ise. Mingi karv segab mind. Ma ei saa öelda sulle, et kangi tõstmine on vale, kui sa elad linnas ja sul pole seda teist tegevust. Kuid ma juhin su tähelepanu sellele, et sul on oma keharaskus alati sinuga kaasas. Ja see on see, mida sa saad teha igal pool, ükskõik kus sa oled. Tõsta oma keharaskust. On need kätekõverdused, mis on ju väga rasked, kui sa alustad. Alusta 1, jõua 3, jõua 5, jõua 10 ja sealt edasi. On need jalatõsted, on need kükid. See kõik on raskustreening sinu oma keha raskusega. Ja ma olen täiesti kindel, et sul on kodus selliseid asju, mida sa saad lisakoormuseks endale võtta. Kui meie teeme oma treeninguid, mida me oleme siis juhatatud igapäevaselt praegu tegema, salvestama ja panema üles Raama Projekt 33 kanalile YouTube'is. Need ei ole kaasategemise videod, vaid need on meeldetuletuse. Need on käe pulsil hoidmise videod. Saame meie neid juhatusi, saad ka sina, kui sa oskad kuulata. Me ei tee iga päev in-joogat. Me mõni päev teeme yang tegevusi. Sinna alla lähevad puude vedamised, vee vedamised, pesude pesemised, maja koristamised. See on kõik aktiivne tegevus, kus meie liigesed, meie lihased, kõik teevad tööd. Kellele lisandub võib-olla peenarde tegemine, mis iganes, võimalikud kaevamised, ma ei tea, igale ühele oma. Aga kui sa oled selles majakarbis, selles sahtlikeses ja neid tegevusi sul ei ole, siis sul on võimalik just nimelt teadlikult luua endale teatud astmed, mille peale astuda või käia trepikojas, trepist üles, trepist alla. Ma soovitan seda sellepärast, et ma olen ise seda teinud, elades majakarpides ja sahtlites. Mida see aitab sinu jaoks? Need astumised loovad liikumist sinu põlvedele, sinu vaagnale, sinu tasakaaluorganile. Need on need primaarsed baasvajaduste täitmised. Selleks ei ole vaja lisavahendeid. Kui sul vähegi on liikuvus täna olemas, ükskõik kui vana sa oled, sa saad seda trepikojas teha. Seal on tavaliselt isegi käsipuu,
turvaelemendiks olemas. Alusta paarist astmest ja korda seda. Tee 3 astet alla, 3 astet üles, 5 astet alla, 5 astet üles, kuni sa jõuad 1 trepini, mida sa suudad läbida korduvalt. Iga päev aste rohkem. Korda vähemalt 3 korda. Ja tunne, millal keha ütleb, täna teeme 5 korda. Ja sa näed seda muutust oma liigestes ja lihastes. Sa tunned seda koheselt. Need on kõige lihtsamad asjad. Mitte kuskil ei ole vaja registreerida ennast. Mitte kellelegi ei ole vaja maksta selle eest. Vaid teadvustada endale, et see on ainult sinu vastutada. Kas sa seda teed või sa seda ei tee. Kui sa elad majakarbis ja su põrand tavaliselt on soojem, kui näiteks meil siin, saad sa alati põrandale maha heita, kas vaibale, matile, tekile, lamada seal, sirutada ennast seal. Sa näed meie videotest enam-vähem neid liigutused ära, isegi kui nad on kiirvideona, timelapsina filmitud. Samal ajal Rama saadab sind veel korra meie in-jooga lehele. Seal on meil 4 tundi vähemalt 90-minutilisi eestikeelselt juhendatud treeninguid sulle, mida sa saad teha oma ruumis, isegi kui see ruum on ainult 10 ruutmeetrit ja sinu põrandale mahubki võib-olla ainult 1 vaibake või matike. Sa saad kõike seda teha, sest ma olen kõikides nendes tingimustes läbi käinud ja kõike seda teinud. Vabandusi ei ole. Kui sa ütled, sa ei liigu täna nii palju, et seda kaasa teha, et sina ju paindud, siis mina ka ühel päeval ei paindunud, kui ma olin pluss 25 kilo raskem. Polster oli paksem, aga sealt sai see alguse ja see polster hakkab sulama iga korraga, kui sina lubad kehal venima hakata. See on vabastav. See on taastav. Mida ta taastab? Just nimelt need pikkades venitustes olemised. Nad taastavad sinu liigestes toimuvat olukorda. Nad aitavad taastada su liikumatusest liikuvaks. Ja meid on põhjusega surutud raamidesse möödunud sajandi jooksul. Sest sealt on teadlikult tekitatud kõik need liikumishäired. Kui lapsed peavad istuma 8 tundi koolis paigal ja nende vanemad 8 tundi töökohal paigal või tegema sundliigutusi, mis tekitavad neis kehamasinas just nimelt neid haigusi, neid erroreid, neid kõrvalekaldeid, neid põletikke, siis kõik see on sinul võimalik täna taastada, kui sa otsustad. Kõigepealt loobuda vanadest programmidest. Panen selle lingi ka sulle jälle korduvalt siia alla. Siis teadvustada, et see, kui sinus on midagi viltu või valesti või valutab, see on sinu lahendada. Mitte keemiliste ühendite, vaid sinu teadliku käskude andmise oma kehamasinale. Ja nende käskude järgi ise tegutsedes minna lubamisse,
lubada kehamasinal muutuda, lubada tal terveneda, lubada tal ühendusse astuda sinuga. Sest ega seda ühendust ka ei ole. Kuni ta avaneb. Nendes samades pikkades yin-yoga poosides toimub väga palju vabanemist. Sealt tuleb nuttu, sealt tuleb naeru. Sest kui me lubame kehal vabaneda kõigest sellest, mis meid enam ei teeni, siis kõik see, mis on salvestatud kihtide vahele, see saab vabaneda. See kutsub esile reaktsioone, tundeid, mis vallanduvad läbi erinevate emotsioonide. Meie juhime seda biokeemilist masinat. Anna mulle teada, kui sa oled kaasa tulemas. Ja see, et seal on ainult 4 videot, mis on tehtud väga erinevatest tingimustest, sa näed seda. Siis nendest piisab mitmeks aastaks, kui sa võid alustada. Kas seda on vaja teha kõike iga päev? Seda ütleb sinu keha. Meie teeme vahepeal iga päev ja siis jääb mõni päev selleks taastumiseks, sest keha ütleb, et tal on vaja nüüd aega. Aga siis tuleb järgmine laine ja sa näed seda, kui palju on keha edasi liikunud selle 1 või 2 päevaga. Tema teeb oma tööd ja sina toetad teda. Ja usu mind, et kui sa jõuad sinna matile, isegi kui su egomasin püüab seda kangesti takistada, öelda, et sul on hoopis parem ja targem teha midagi muud selle aja asemel, kui lihtsalt minna vedelema sinna maha. Üsna varsti sina tunned, et see on see, mida sa tahad tunda. Heita sellele matile, heita sinna põrandale, sellele vaibale maha ja lubada kehal minna. Sest see tunne, kui sa sealt üles tuled, kaalub üle kõik need protestid, need võitlemised iseendaga. Me oleme kõiki neid läbinud, sellepärast oskame sulle neid jagada. Esimene asi on see, kui sa lülitad ümber oma ruumis oma kuuldava energia ja lubad kehal rahusse hakata minema. Seda me toetame 3 korda nädalas sind läbi olemise tundide, kus Raama juhendab meid siis läbi erinevate meditatsioonide. Need, kes seal käivad, need teavad. Kordame, nad on seal iga kord olemas või üle korra, kuidas nende elu seda määrab. Aga nad teavad, miks nad tagasi tulevad. See, kui tuliseks võib minna kogu see mäng meie ümber, me ei tea, seda näitab meile aeg. Nii nagu me oleme öelnud, me ei ennusta. Väga paljud tahavad tegeleda ennustamisega ja ütlevad, et nii läheb. Ma ei võta ühtegi neist omaks, sest ma luban universumil ennast üllatada ja lubada oma elu pilti luua kõige võimalikumal, imelisemal moel.
kui mina usun imedesse, siis nad saavad sündida. Kui ma jälgin kellegi poolt ette öeldud stsenaariume, mida on ju 10 erinevaid praegu laiali visatud. Kuidas ma siis oma elu loon? Ma ju jälgin kellegi teise ette öeldud stsenaariumit. Ma arvan, et universum on nii palju võimekam. See kõiksus, see looja, kelle käepikendus ma siin olen, on suutnud meid nii palju üllatada ja suudab palju rohkem. Ma ei sea ühtegi piirangut. Ma luban avalduda igal päeval, planeerides nii minimaalselt, kui see üldse on võimalik. Sest ka see, kui ma olen midagi planeerinud, ei pruugi kindlalt toimuda. Seda me juba teame. Seega, olles selles põnevas hetkes, kus need planeedid moodustavad niivõrd imelisi seisusid, kui me vaatame ühtepidi, on meil joondunud, ma vaatan jälle, ma kirjutasin selle ka üles, et sa näeksid seda geomeetriat, kuidas seda sama seisu, kus me nüüd siis oleme, kogu see aprilli ülejäänud lõpp. Ja me oleme rääkinud, see kõige võimsam samm, see 25. aprill. Aga samal ajal täna, homme, me ei tea, mis meid siin ees ootab, sest et Marss on saanud nii võimsa tähelepanu. Marss, kes on jääras, on saanud tähelepanu nii kolmiattaselt, on saanud praegu väga suure tähelepanu osaliseks Päikeselt, kes on saatnud talle nii tohutud plasmapilved. Maale saabub järjest juurde plasmapilvi. See kõik mõjutab meid, me kõik oleme elektromagnetilised masinad. Kes on siis praegu joondunud, nagu ma ütlesin, selles ilusas reastikus? Maa, Merkuur, Marss, Saturn ja Neptun laupäevast on ühisel joonel. See meie teadvus, see meie visioonide hoidja ja avaja Neptun koos struktuuride lõhkuja ja looja Saturniga, koos Marsiga, selle tulise kas lõhkuja või käivitajaga, sõnumitoojaga, Merkuuriga ja Maa. Kõik me oleme ühes reas, ehk siis see intensiivne informatsioonivahetus, see joondumine, mis järgneb kohe kuu loomisele. Samal ajal Maa, Veenus ja Uraan, revolutsioonilised muutused läbi armastuse, jumaliku naisprintsiibiga sellel maal. Nemad kolmekesi. Ehk siis me olime siin mõlemas otsas praegu, on ju. Siis on homme, ehk siis kuu loomise päeval on väga otseses ühenduses Merkuur, Päike ja Jupiter. Jällegi, need juhtplaneedid, need külluse loojad, meile eluandjad. Samal ajal Veenus, Saturn ja Neptun. Nii et need joondumised on igas suunas imelised, võimsad. Kõige tagatipuks Päike keerab ennast just selle suure võimsa koronaalhauguga
meie kohale kuu loomine ja need seisud, väga palju päikesetuult, plasmat, mis on otse maale suunatud. Samal ajal lendab üks järgmine komeet otse päikesesse, Mäpsi järgi, eks ju. Mäpsist sai plasmapilv, mis läks ka siis sinna teisele poole. Sinna, kus on Marss, kes saab praegu järjest ja joondub meiega ülehomseks. Need lähipäevade seisud on üliaktiivsed. See Pan-Star komeet, tema parahelion, tema kõige lähem punkt päikesele on just nimelt täna homme, 16.17. Tal on oma sõna öelda kogu selles energeetilises möllus. See on täiesti järgmisele tasandile tõusmine meie teadvusmaailmal. Kõik on teadvus. Need on need võimsad uued signaalid, mis on selleks muutuseks vajalikud, mida me läbimas oleme. Kas ja kuidas keegi ennast tunneb, see on väga erinev. Võib-olla sa tunned mingil hetkel nii tohutut raskust, et sa ei jaksa ennast hoida. Palun luba endal pikali olla. Palun tegele endaga, hinga, ole, joo, maanda. Need 4-5 sõna, mida me võime lõputult korrata, sest need on need võtmetegevused, mida sa saad endale teha. Sa ei pea sööma, kui su keha ei küsi süüa. Kindlasti ära anna talle mürke juurde. Tal on raske niigi neid eelmiseid väljutada sinu seest. Püüa olla võimalikult puhas ja lihtne oma toidukütuse valikul. Meie oma kogemusest praegu 6 kuud oleme me selles teises kütuses, eks ju, selle loomse valgu ja rasva peal olnud. Ma võin sulle öelda, et see on olnud väga põnev teekond, sest see kõik on olnud kogu aeg pidevas muutumises. Me oleme tänaseks loobunud täielikult piimavalgust. Täielik 100% ei saa öelda, meil on veel või. Aga või on 82% rasva. Tema ei katkesta meie ketoosis olemist. Kõik teised katkestavad. See tähendab, et see suur ja võimas sõnapaar insuliinresistentsus. Ja see keha on nii tundlik. Ja kuidas on see programm eelnevalt üles ehitatud olnud? Sa ju tead seda, et süüa tuleb nii 4-5 korda päevas, eks ju. Miks? Sest see hoiab täpselt seda insuliini üleval. See ei loe, et sa vähendad oma koguseid. Insuliin on see, kes ütleb, et rasv tuleb talletada, mitte põletada. Ja nii kaua, kuni tema valitseb ja ütleb sulle, et sul on vaja süüa ja sa annad talle kõike seda, mis on temaga seotud. Kõik süsivesikud ja nii edasi. Seni sinu kehas väga suuri muutusi ei saagi toimuda. Aga kui sa jätad kõik selle oma mängust välja ja annad tõesti kehale ainult valku, proteiini ja rasva, tal võtab aega,
et harjuda, et ennast ümber häälestada. Aega võib tal võtta see nädalaid, kuid, mõne jaoks võib-olla aastaid. Sest samal ajal keha puhastub. Samal ajal õpid sa järjest rohkem teda tundma. Samal ajal hakkad sa nautima seda kergust iseendas, kus ei ole vajadust kogu aeg siia midagi toppida. Kus iseeneslikult tekkivad paastupäevad, sest kehal ei ole vajadust. Insuliin ei karju, ei nõua glükoosi. Keha saab aru, et tal on, millega tööd teha. Ja kui ta saab uue puhta kütuse, ta saab uue puhta rasva. Ja valgu oskab ta väga hästi nendega majandada. Mõnikord ta küsib 1 kord päevas süüa. Teine päev ta küsib 2 korda päevas süüa. Kerguses, isuga. Täpselt nii palju, kui vaja on. Puljongid või puljongitarretised, need on jumalikud asjad, need on kõige lihtsamad asjad ja kõige puhtam rakukütus. See aitab taastuda su soolestikul kõige kiiremini, kõige kergemini. Ja liha kõrval on kala ja üks imeline väike kala sardiin, kes on jõudnud siis nüüd väga paljude teadusuuringute tippu. Me teame, et üleminek toob meile palju toitu ja toob just nimelt sellest lõputust ookeanist. Üks meie kehakütus on sardiin, kes on nii kergelt omastuv, nii toitainerikas, oomega 3 rikas, ehk ta annab meile need head rasvahapped ja ta annab meile valgu. Tänaseks on jõudnud arstid nii kaugele, et nad ütlevad, et kuiva või veepaastu asemel isegi nad soovitavad teha sardiini või võipaastu. Kui sardiin tundub sulle esialgu ebameeldiv, et kala süüa, kui sa ei ole kalasõber, õnneks ma armastan kala. Mu käest küsiti ka, et kas sul ei teki vastikust, et jälle võtta sardiinikarp lahti. Ei teki. Mahlad hakkavad jooksma hoopis. Sellepärast, et teadvus ja keha on nii kaugel, et nad teavad, et see on nende jaoks hea, see on parim. Ja kui ma praegu sulle räägin sellest, ma ei tea, mis on aja näitaja sellel kellal, ma pakun, et umbes 2 päeval. Me ei ole täna veel söönud. Eilne päev oli meil 2 toidu korraga. Oli muna ja sardiinid hommikul ja oli õhtul hakkpiivstek ja peekon. Täna oleme me siis üsna pikas selles pausis ja sööme kusagil peale lõunat. Täna on see 1 toidukorra päev. Ei ole rutiini, vaid on selgus, et mul oleks need toiduained kodus olemas, mis on minu jaoks kasulikud ja head, mis toetavad seda kergust minu kehas, mis toetavad seda selgust minu peas ja und minu öös ja nii edasi ja nii edasi. See mäng on väga ilus, lihtne ja puhas. Kõik kanalid, mis väidavad seda, et ärganud olendid peaksid minema järjest kergemale juurviljatoidule, puuviljatoidule, tekitavad mus kohe küsimust, kes seda räägivad. Kust see info tuleb? Me oleme selle läbi käinud ja teame väga täpselt, milline vahe on kehas.
Me ei koosne puuviljasuhkrutest ega mahladest. Me koosneme praeguseni lihast ja rasvast. Kõik mineraalained, kõik vitamiinid on võimeline see biomasin ise sealt sünteesima. Meil ei ole vaja lisandeid ka kõrvale. Seda me oleme rääkinud aastaid, olles olnud toidulisandite vahendaja, puhtaimate ja nende peal elanud aastaid. Koostöös päikesega ja veega ja puhta toiduga saab see kehamasin kõigega hakkama. Mida vähem tal on neid lisandeid, mida võib-olla ma veel tahan, ma veel ei ole valmis neist ja neist asjadest lahti laskma, seda kauem sa hoiad raskust endaga. Kui me oleme selles kookonis, kus toimub meie transmuteerumine, see üleminek, siis selles kookonis see süldistunud röövik, kes veel ei ole liblikas, aga on see mass. Ta ei otsi kuskilt enam midagi. Ta sõi ennem, eks ju. Siin kookonis toimub ime kogu selle informatsiooni baasil, mida ta endast see juba kogus. Kui sina oled veel puhastusfaasis, jätka oma puhastust, mine kõige võimalikuma puhtaima kütuse peale. Mida ma saan sulle omalt poolt soovitada? Mis on see, millest sa koosned? See on loomne valk ja rasv. Ja usalda, et see valgusolend, kelleks me muutumas oleme, tarbib ka juba selles üleminekus järjest rohkem valgust ja vajab järjest vähem tahket kütust. Ja kui see ümbersünd saab lõplikult teostatud ja me ei vaja enam seda tahket kütust, meil antakse järgmised lahendused. Üleminekufaas kestab. On see paar aastat või paarkümmend aastat, me ei tea. Aga me teame, et see on selge, lihtne ja puhas. Miks Raama siin on? Miks see Katrin siin on? Selleks, et vahendada seda informatsiooni, mis puudutab meie kehamasinate muutumist. See on projekt 33, see on seotud Arcturusega. Miks arctuurlastega? Sest arctuurlased on selle keha, selle kostüümi juures olnud ühed loojatest. Nemad vastutavad meie vereloome, meie lihaskonna eest. Sellepärast antakse ka sealt see informatsioon, mida me praegu oleme suunatud tegema, et meil oleks kergem üleminekul. Ja see usaldus, mis on meie sees ja mida me saame sinule jagada, et sul oleks kergem, on otse ühenduses Arcturusega. See on Raama. See info, mida me jagame sulle igas portaalis, on sinu otsustada, kui palju sina seda väärtustad ja tõeks pead, sest mitte keegi ei pane sulle siia silti külge. Ei loo, ei koosta seminare. See ei ole meie ülesanne enam. Me oleme selle läbinud. Me oleme koostanud 10 sadu koolitusi, seminare, suurüritusi. Nendel oli alati hinnasilt küljes, sellepärast et nad olid korraldatud kusagil, kus taheti kasutamise eest saada
raha. Meie portaalid ei küsi seda, küll aga võimaldavad igal vastuvõtjal tänutäheks saata meile energiavahetuse, mis on aidanud meil tegelikult tänaseni seda informatsiooni jagada. See usaldus, et meie informatsiooni jagamine aitab ja toetab meil seda kanalit edasi arendada. Kas see täna töötab nii? Ei, see ei tööta täna nii. See on endiselt meie usaldus ja usk, mida me teeme. See toetus, mis meieni jõuab, on imeline, aga ta aitab meil tõesti söögilauale osta, mitte rohkem. See, et Rama on juhatanud meid looma Rama hingeaeda, millega me oleme tegelenud, siis see viimased kuud, ütleme, on puhtalt meie tähelepanu läinud sinna, et luua üks sõltumatu platvorm neile, kes meiega koos seda teekonda jagavad. Ehk siis sina, armas, kes sa oled teisele poole juhatatud. See hingeaed on see koht, kuhu edaspidi sa võid juba tänasest liituda, kui sa tahad. Ja seal on liitumissumma 9 eurot. Pereliikme panus selle töö eest, et see on võimaldatud üldse talle. See koht, kuhu tulla, kuhu koguneda. Ka seda keskkonda ei ole võimalik luua ilma rahaliste vahenditeta. Sul on võimalus olla ka kaasarendaja ja panustada rohkem ja sul on võimalus olla investor. Sest visioone, nagu sa tead, mida Rama on meile ette andnud ja sinuga juba ka jaganud, neid on palju. Need kõik on meie ühiseks kõrgemaks hüvanguks. Me ei tee endale reklaami, me ainult jagame informatsiooni läbi oma kanali, siin otseühenduses. Reklaamimaailmast me ju tuleme. Otseturundus oli see reklaamimaailm. Ja siis sai juba räägitud, et tulevik on kõik otseturunduse käes. Sõna otseses mõttes ongi see praegu otseturundus. See info ei jõua sinuni mitte kusagilt mujalt, või ainult läbi meie. Kõik see, mida me sulle jagame, kõik see, mida me sulle soovitame, see ei võimendu läbi teiste kanalite, vaid ainult otse. Miks on vajalik see sõltumatu platvorm? Me oleme plaaninud tulla ära Facebookist, Instagramist, nendest kohtadest ennem, kui nad kõik said üheks koos YouTube'iga. Kuna videomaailm on praegu üles ehitatud ikkagi YouTube'i peale, siis see ülejäänud keeleline osa ja need jagamised, need tahavad ära tulla sealt nendest platvormidest, sest seal on liiga palju müra. Seal on seda, mida meil ei ole vaja. Seal on see võitlus, tõestamine, näitamine ja seda meil ei ole vaja. Meiega on need olendid kaasas, kellel samuti seda pole vaja ja nad leiavad Rama hingeaeda oma tee läbi selle lingi. Kõik need, kes on meie teekonda jälginud läbi elulooja kroonikate, siis sa oled võib-olla tähele pannud, et kroonikaid ei ole peale talve enam tulnud. Alates kevade algusest on kroonikad peidus. Nad on just nimelt Rama hingeaias pereliikmetele. See on meie elu ja meie pere elu. See pesakonna tegemiste
jälgimine, see lähebki Raama hingeaeda. Samamoodi Raama alkeemiakool liigub vaikselt just nimelt sinna, hingepere liikmetele, kes oskavad seda väärtustada, mida nad saavad. Need, ma ei tea, mitusada videot praegu on meil YouTube'is üleval, see on tohutu arv tegelikult, mis 6 aasta jooksul sinna on loodud ja meie värskemad, uuemad jälgijad ei tea nende olemasolust isegi enamus, sest see on nii suur maht. Meil on playliste ainuüksi vist üle 10, ehk siis neid esitlusloendeid, kus sa saad vaadata erineva sisuga materjale leida. Jah, meditatsioonide playlist on leitud õnneks, nii et sealt saavad toetust päris paljud. Aga samamoodi on seal ka liikumise kohta väga palju erinevaid tunde, lisaks nendele mainitud joogatundidele. See, mis seal on, see on. Kui palju sinna lisandub peale kuuportaalide, seda ma hetkel ei oska öelda, sest põhitähelepanu läheb ikkagi pereliikmetele toetuseks. Ja selleks see keskkond sai loodud. Meil on seal oma sõnavabadus. Me ei pea valima, millest me räägime või kuidas me räägime. Seda me teeme nii, jaa. Aga seal saab ka iga pereliige ennast tunda turvaliselt. Selline informatsioon meile siis täna edastatud. Me oleme jõudnud tund aega sinuga siin rääkida. Me vaatame üle ka selle kollektiivi energia seisu. Loeme ära need sõnumikandjad, mis tahavad meile selle edastada. Ja paneme eraldi selle video ülesse. Nii nagu ta enamasti kipub olema. Ma loodan, et see video jõuab sinuni ja puudutab sind seest poolt ja sa saad aru, kui tähtis roll on sinul endal, mitte kellelgi teisel. Sinu arengus, sinu igas päevas, sinu enese eest hoolitsemisel ja hoidmisel. Ükskõik, kas süda hakkab puperdama, kas nina hakkab jooksma, mis iganes hädad meil kallal on. Need on sõnumid, et sul on vaja ennast aidata. Järgmise korrani, armas. Ja astu üle. Oled oodatud. Namaste.